Montessori klassiruumis on erinevad ainevaldkonnad jaotatud erinevatesse tsoonidesse. Näitan praegu siin natukene lähemalt matemaatikatsooni ja matemaatikariiuleid Kadrioru Montessori koolis. Ja võib-olla siin kohe alustadagi sellest, siin eesotsas on meie imekaunis helmekettide riiul, mis on mõnes mõttes saanud juba selliseks Montessori sümboliks kõrvuti roosa torniga, mida ka seal nurgas on näha, mida kasutatakse juba Montessori lasteaedades, kus siis lapsed harjutavad loendamist nendega. Ja koolis ka me saame seda kasutada alguses, kui laps tuleb kooli ja võib-olla tal loendamine ei ole veel nii hästi selge, siis tõesti nende kettidega on võimalik seda teha, harjutada loendamist kuni 1000-ni. Aga koolis me liigume nendega ka muud moodi edasi. Me harjutame nendega näiteks korrutamist, vaatame, mis see korrutamine on, mis on jagamine, tutvustame arvukordseid, tutvustame seda, mis on arvuruut, arvukuup, et kõikide selliste teemade käsitlemisel tuleme jälle ikka ja jälle selle helmekettide riiuli juurde tagasi. Ja need on sellised ilusad, ma näitan natuke lähemalt ka, ilusad klaasist helmed, mida on hästi-hästi mõnus tegelikult katsuda. Ja nad tõmbavad väga pilku ka ja lapsed tahavad nendega tegeleda. Aga kõik muud, ma liigun siit korra siia nende riiulite juurde, kus me võime võib-olla alustada algusest, et liitmine, lahutamine on kenasti paigutatud eraldi riiulitesse, kus siis lapsed saavad võtta vahendeid, mida neile on õpetatud, et see on meie Montessori klassi reegel, et vahendid on ainult otstarbeliseks kasutamiseks ja otstarbeliselt oskavad lapsed neid kasutada juhul, kui õpetaja on neile neid esitlenud. Mõned vahendid on väga sellised elementaarsed ja lihtsad, mõnega on lapsed juba tutvunud ka Montessori lasteaias, aga mõne juurde tuleme siis koolis. Näiteks meie väga selline üks esmaseid õppevahendeid on arvelaud, kus siis millega lapsed siis liidavad ja lahutavad suuri arve, alustades väikestest kuni siis suurteni välja, kuni tõepoolest miljonite klassini. Aga selleks, et nad miljonite klassini oskaksid liita ja lahutada, et nad saaksid aru, kuidas seda arvelauda kasutada, siis tegelikult siin on üks selline vahend, millest me alustame päris alguses. Ehk et väga oluline on see, et lapsed mõistaksid erinevaid arvujärke. Ja see on ka see, millest me tegelikult alustame ja see vahend siin konkreetselt väga hästi näitlikustab selle ära. Et me alustame siin sellest pisemast kandikust, kus me näeme 1, 10, 100, 1000 ja me saame siit edasi liikuda 10 000, 100 000 ja miljonite juurde, et tegelikult laps siis loob selle seose, et see 1, seda pisikest ühte, läheb selle suure kuubi sisse 1 000 000 tükki ja kasutame oma kujutlusvõimet, et kuidas siit veel minna suuremaks 10 miljoni, 100 miljoni kuni miljardini ja nii edasi välja. Ja need värvid on siis need, mis lapsel juba päris algusest peale Montessori klassis kinnistuvad, mis korduvad meil erinevate vahendite juures, seda on näha. Ehk et roheline värv tähistab meil 1-lisi, sinine tähistab 10-lisi, punane 100-lisi. Ja see on siis selline asi, mis lapsi nagu see värvikood väga palju aitab, eriti alguses. Nii et näitlikustamiseks on meil erinevaid vahendeid, liitmiseks erinevaid vahendeid, mis aitavad paremini mõista, millega on võimalik ennast abistada, kui jääb hätta ja millega on võimalik harjutada. Lahutamise riiul siis siin samamoodi. Siin on juba siis edasi tulevad korrutamise riiulid, et meil on erinevad korrutamise teemad ja meie väga suur abimees Montessori klassis on helmekarp, näitan teile, siin on siis klaashelmed. Et me saame siis, eks ole, 1, 2, 3, 4 ja nii edasi, et sellised imeilusad klaasist helmed, mida lapsed siis saavad kasutada kõiksugu erinevate tehete tegemiseks ja iseenda abistamiseks. Ja need kuldsed helmed on ka midagi sellist, mis on samuti meile alguses hästi suureks abimeheks, et meil on siin, eks ole, see on 1, siin on meil 10, 100 ja 1000, et lapsel oleks võimalik täpselt aru saada, mida see siis ikkagi kõik endast kujutab ja mida see kõik tähendab. Ja korrutamise juures on siis ka erinevad asjad, millega harjutada, aga väga suur abiline on meil näiteks korrutusruudud, mis mul siin on sellisel limiku kujul, aga ka näiteks kuldne arvelaud, mis aitab siis lastel juba niipea, kui korrutamise kontseptsioon on aru saada,
lubab hakata harjutama suurte arvudega, mis on lastele hästi põnev ja oluline. Ning kui on õige aeg käes, siis liigume jagamise juurde ning jagamise temaatika me leiame siis siit riiulitest, et lastel on võimalik harjutada jagamist, on võimalik kasutada abivahendid, millega endale jagamist teha natukene selgemaks, kui kusagil on jagamistehted. Ja siin on siis selline suurte arvudega jagamise materjal või vahend. Me nimetame neid siis eesti keeles jagamisklaasideks. Ja lisaks sellele on meil loomulikult matemaatikas ka geomeetria, ehk et me siingi näeme, eks ole, kujundeid, kuidas neid on siin jaotatud, üks ja sama kujund erineval moel, väga palju erinevaid asju, mida me saame läbi selle vahendi õpetada. Ja geomeetria riiulites me näemegi siis ruumilisi kehasid, geomeetrilisi kehasid, mida laps saab oma käega katsuda, tunnetada, aru saada, mida see täpselt tähendab. Sildid on siin abivahendina selleks, et laps saaks ise harjutada, samamoodi tasapinnalised kujundid. Et siin me näeme erinevaid riiuleid, kus on siis erinevad kujundid ja sinna juurde siis kaardid ja sildid, mis aitavad lapsel iseseisvalt harjutada ja meelde tuletada. Siin on veel erinevad geomeetria vahendid ja tavan näiteks ühe karbi, kus me näiteks sellise vahendiga õpetame lastele, mis on pindala. Jõuame selle pindala õpetamise juurde. Nii et vahendeid on tegelikult väga palju ja mida suuremaks lapsed kasvavad, seda erinevamaid vahendeid tuleb. Siin ei olegi veel kõiki väljas. Need vahendid muutuvad riiulites vastavalt siis sellele, mida lapsed parasjagu õpivad, mis on nende vanus, mida neil vaja on. Ning järgivad seda reeglit, et kui õpetaja on neile seda tutvustanud ja õpetanud, siis nad võtavad ja harjutavad ja kasutavad neid abivahenditena.